Eesti Loodusmuuseum teeb seenenäitusi juba 1946. aastast peale. Igal aastal päris mitte, sest alati ei ole seeneaasta, aga üldiselt on meil kombeks sügisel inimestele seeni õpetada. Sest näiteks eriti tänavu on näha, et seened vajavad siiski veel õppimist. Kuigi loodetavasti enamasti on inimestel olemas omad liigid, mida nad korjavad, siis ometi juhtub aeg-ajalt eksitusi ja korjatakse kas hea söögiseene pähe või lihtsalt teadmatusest kaasa väga ohtlikke seeni. Siin on nüüd kõige tuntumad ja kõige ohtlikumad ka, kuidki mitte ainukesed nii väga ohtlikud mürgised seened. Me tähistame neid surnupea, luu ja kontidega, sellepärast on meil ka siin praegu juures see luukere. Need on sedavõrd ohtlikud seened, et ühest ainsast kübarast võib juba saada surmava mürgistuse, olenevalt nüüd inimese vastupanuvõimest, tugevusest. Kui nüüd vaadata näiteks seda rohelist kärbseseent, siis on näha siin peal ilusad laigud, sügavamad laigud, kus on tigu söönud. Tähendab, et ussikene tigu võivad süüa, neile ta surmav ei ole, aga inimesel on. Nii et ei saa kuidagi otsustada selle järgi, kui ussikesed teod söövad, et siis ta on söödav seen. Võib asi olla hoopis vastupidi. Ja rohelisel kärbseseenel näete, ei ole väga tugevat rohelist värvi, ta on pigem oliivias. Aga mis tal kindlasti on, nagu kõigil ohtlikel kärbseseentel on jalal rõngas ja jala alusel tupp. Paremini on seda näha sellel suurel seenel seal. Ja kasvab ta üldiselt laialheistes metsades, tammede, pärnade juures. Ja valge kärbseseenega on muidugi samamoodi, et ta on surmavalt mürgine, täppe ei ole, jala alusel on kotikene, mis aga võib jääda sageli niiviisi maa sisse, et ei panda üldse tähele. Eriti kui korjatakse seeni noaga pealt, lõigates nagu see tavaline komme on, siis võivad olulised tunnused jääda märkamata. Sellisel juhul on kõige kindlam see, et täiesti valgeid seeni lihtsalt ei korjata. Nendega on kõige rohkem õnnetusi juhtunud, aga meie seenemetsades leidub ka teisi. Ja päris mitu liiki kuuluvad perekonda vöödik. Momendil on meil siin näidata üks nendest, millega on ka rohkem õnnetusi juhtunud ja millest tundub, et meil tänavu ei olegi puudust. See on kühmvöödik. Võtan talt katte pealt ära. Mõnel seenel on see kühm paremini näha, mõnel vähem, aga värv ütleb ära, mis ta on ja tema vöödid jala peal, selged ilusad vöödid. Nii. Ja isegi kui tal seda kühmu ei ole ja ta on väga sarnane, siis on tõenäoliselt võimalus, et meil on tegemist kastanvöödikuga, mis on samuti surmavalt mürgine. Nii et sellised seened igal juhul jäägu metsa.